tere! Selle video pealkiri võiks olla Jeshua viimane õhtusöömaaeg ja tõde sümbolite taga. Kas sa teadsid, et Jeshua ei pidanud mitte kunagi suurt reedet? Ta pidas paasapüha. Miks on kirik muutnud elava õhtusöögi selliseks steriilseks kirikusiseseks rituaaliks? Ma loen algatuseks Johannese 6 lõigust 53. Jeshua ütles neile: tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kui te ei söö inimese poja liha ega joo tema verd, ei ole teie sees elu. Paljud kogudused täna praktiseerivad armulauda kui mingisugust maagilist rituaali, rääkides sümboolsest vere joomisest ja sümboolsest Jeshua ihu murdmisest. Minu siiras soovitus teile: võtke korraks aeg maha ja mõelge kaine peaga ja lugege piiblit. Algkoguduse usklikud olid juudid. Nende jaoks oli vere joomine, olgu see kas või sümboolne, Jumala seaduse kohaselt absoluutne tabu ja jäledus. Me oleme asendanud elava suhte ja sõna ammutamise tühja rituaaliga, mis on pärit pigem Rooma müsteeriumi kultusest kui piiblist endast. Täna on aeg vabaneda sellest religioossest vormist ja minna tagasi selle õige vaimse tõe juurde, mida ka piibel kinnitab. Jeshua oma viimasel õhtusööma ajal ütles sõnad, mida tänapäeva kristlikud usuorganisatsioonid on täiesti valesti tõlgendanud. Ja nad tegelevad mingisuguse Rooma impeeriumi või täna siis Rooma katoliku kiriku poolt sisse viidud riitusega, millel ei ole absoluutselt mitte midagi ühist sellega, mis toimus seal ülemises toas viimasel õhtusööma ajal, kus olid koos Jeshua ja tema jüngrid. Enne niinimetatud armulauda ehk leiva murdmist loetakse täna meie kirikutes ja kogudustes ette kirjakohti, mis räägivad sellest tegevusest, mis toimus õhtusöögi ajal, vahetult enne paasapüha, kus Jeshua võttis leiva ja murdis ning ütles oma jüngritele: võtke sööge, see on minu ihu. Ta võttis karika, tänas, andis selle neile ja ütles: jooge kõik selle seest, sest see on minu lepingu veri, mis valatakse paljude eest pattude andeks andmiseks. Piiblis on erinevad kirjakohad erinevas evangeeliumis. See on Mattiuse evangeelium, Markuse evangeelium, Luuka evangeelium ja kõige pikem on 1. Korintlastele 11, mis on Pauluse kiri. Ja te võite neid kirjakohti ise täpsemalt üle lugeda, kuid mina peatun selles videos Pauluse kirja juures, mis ta kirjutas Korintuse kogudusele. See on üks populaarne kirjakoht ja pikem kirjakoht, mida loetakse kogudustes reeglina ennem niinimetatud leiva murdmist. Kui sinul on jõudu ja jaksu see video ära kuulata, siis peaks sinu pimedad silmad korralikult ka avanema. Sa saad teada, mida Paulus tegelikult selle kirjakohaga ütles ja mõtles. Kui sa peale selle video vaatamist ikka veel lähed oma usuorganisatsioonis armulaua järjekorda seda paganlikku rituaali tegema, jooma sümboolselt Jeshua verd, arvates, et sa sellega uuendad lepingut ning oled kuidagi rohkem kaitstud või oled sa lausa õige Jumala silmis, siis see kristlik ususüsteem on sul korralikult ajud ära pesnud. Sinu enda mõtlemisvõime ning arusaamine Jumalast sõnast on ära võetud selle usuorganisatsiooni poolt ja valeõpetajate poolt, kes siis on seal kantslis. Sa oled jätkuvalt vaimne imik, olgugi et sa oled 20 või 30 aastat kirikus käinud. See, mida sina täna oma usuorganisatsioonis armulaua osadusena võtad, on inimeste poolt ellu kutsutud paganlik tegevus. See pole kooskõlas piibliga ega ligilähedanegi sellega, mis toimus ülemises toas ja mis peaks toimuma tegelikult ka tänasel päeval. Mina isiklikult ei ole sellisel kujul armulauast osa võtnud juba circa 4 aastat
ja ma olen siiamaani elus ja olen siiamaani ka usus. Ja ma saan öelda ka seda, et ma olen vaimselt tugevam kui kunagi varem. Nii et see 4 aastat, mis ma olen sellest niinimetatud paganlikust riitusest eemal olnud, ei ole minu elus mitte midagi muutnud halvemaks. Pigem on minu arusaamine Jumala sõnast kasvanud ka selle teema osas. Ma tegin 2025 aasta ühe video leiva murdmise ja vere joomise teemal. Ja ma palusin lugeda Johannese 6. peatükki, kus on kõik väga selgelt kirjas. Mida Jeshua selle all mõtles, kui ta mainis oma liha söömist ja oma vere joomist. Siiani kirikud ja kogudused seda rituaalset paganlikku tegevust edasi toimetavad. Usuorganisatsioonid ilmselt seda paganlikku riitust ära ei lõpeta. Aga teie, armsad usklikud, ei pea kaasa minema rumalustega ja valede õpetustega ehk valede tegevustega. Ja te ei pea tegema seda paganlikku rituaali, mille on sisse seadnud Rooma impeerium. Rooma katoliku kirik on ka täna tuntud kui paganlike rituaalide austaja ja praktiseerija. Täna on massides inimesi, kes sellest paganlikust riitusest ja niinimetatud sõnade loitsust tahavad osa võtta. Mõtlemata sellele, mida tegelikult Jeshua silmas pidas. Mõtlemata sellele, et tegelikult te jootegi verd, aga seda sümboolselt. Te tegelete piltlikult öeldes kannibalismiga, sümboolselt. See ei ole see tegevus, mida Jeshua oma kogudusele jättis. Pauluse kiri korintlastele 11. peatükis, mida loetakse enne, kui hakatakse armulauda jagama. Paulus räägib seda. Ma sain isandalt teada selle, mille ma andsin edasi teile, et isand Jeshua sel ööl, kui ta ära anti, võttis leiva ja esitanud tänupalve, murdis seda ning ütles. See sümboliseerib minu keha, mis teie eest antakse. Tehke seda minu mälestuseks ka edaspidi. Samamoodi tegi ta karikaga pärast õhtusööki ja ütles. See karikas sümboliseerib uut lepingut minu vere alusel. Iga kord, kui te sellest joote, tehke seda minu mälestuseks. Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, kuulutate isanda surma, kuni ta tuleb. Kes siis sööb seda leiba või joob isanda karikast vääritul viisil, see patustab isanda keha ja vere vastu. Esmalt uurigu inimene end läbi ja tehku kindlaks, kas ta väärib seda. Alles siis ta söögu seda leiba ja joogu sellest karikast. Sest kes sööb ja joob mõistmata, mida see keha symboliseerib, see tõmbab enda peale hukkamõistu. Seepärast ongi teie seas palju nõrku ja haigeid ning üsna mitmed magavad surmaund. Aga kui me saaksime aru, millised me oleme, ei mõistetaks meie üle kohut. Ent kui meie üle kohut mõistetakse, siis Jumal Jahve manitseb meid, et meid koos maailmaga hukka ei mõistetaks. Niisiis, mu vennad, kui te kogunete sellele õhtu söömaajale, siis oodake üksteist. Kui keegi on näljane, siis söögu ta kodus, nii et kui te kokku tulete, teid hukka ei mõistetaks. Ülejäänud asjad ajan ma korda siis, kui ma tulen. See oli Pauluse kiri Korintoses asuvale kogudusele. Aprillis 2026 on tulemas Jeshua ihu jaoks piibellik püha ja see on paasapüha. Selle püha seadis sisse Jumal Jahve isiklikult. Ma panen siia ka sümboolse pildi Jeshua ihust, kus te näete, et selle ihu või siis selle koguduse pea on Jeshua. See piibellik püha tähistab Egiptusest ehk orjapõlvest välja tulekut, mille eesminejaks oli Mooses. Mooses oli Jeshua kuju Vana Testamendi ajal. Ja seda on oluline kogudusele rääkida ja meelde tuletada. Tänasel päeval on paasapüha iga-aastane piibellik püha, kus on mõistlik koos Jumala rahvaga koos meenutada ja taas elustada neid sündmusi Vanast Testamendist. Alates sellest ajast, kui Mooses tõi siis koguduse Egiptusest välja. See pole ainult juutidele mõeldud piibellik püha ega meenutus, vaid see puudutab ka meid, paganrahvaid, kuna Jumala kogudusega liitusid Egiptusest väljaminekul ka paganad,
kes siis soovisid liituda Jumala rahvaga. Nad niinimetatud pookisid ennast Jumala koguduse külge. Ka meie oleme täna need poogitud oksad selle väärisõlipuu küljes. Rooma impeerium vägivaldselt eemaldas kristlased algkoguduse küljest ning tegi oma religiooni, mida ta siiamaani kontrollib ja valitseb. Kuidas siis kõik lappama läks või siis kuidas kõik nihkesse läks? Roomas oli levinud müstikakultused, kus siis rituaalne ohvri söömine ja verega seotud riitused olid tavalised. Millised mütsikesed on täna Rooma paavstil peas? Ja millised mütsikesed on preestritel ja ka meie peapiiskopil peas? Need mütsikesed meenutavad kalajumalat ehk Dagonit, kes oli esindatud pool mehena ja pool kala olendina. Kirik vajas sakramente, mida ainult preestrid saaksid vahendada. Sõna sakrament tuleb siis ladina keelest sacramentum, mis tähendab püha toimingut või siis püha vannet. Nii muudeti ühine mälestus söömaaeg maagiliseks rituaaliks kirikutes, kus preestril oli vägi muuta vein vereks. See andis kirikule tohutu kontrolli inimeste üle. Te vaadake katoliku kirikut täna, kui on armulaua aeg või missa aeg. Seal on looklev järjekord, kes kõik tahavad saada osa müstilisest riitusest. Meie tuntud usuorganisatsioonide sees on samuti järjekorrad. Ma loodan, et peale seda videot need järjekorrad jäävad väiksemaks ja koguduse liikmed hakkavad seda niinimetatud leivamurdmist ehk püha söömaaega rohkem praktiseerima kodukogudustes. Mitte tegema kirikus mingisugust veidrat rituaalset toimingut, mis ei ole kooskõlas Jumala sõnaga. See on järjekordne paganlus, mis tänapäeva kirik ja tänapäeva kogudus viljeleb. Nüüd ühe teise ihu jaoks, mille pea on Rooma paavst ja mille külge on pookinud ilmselgelt ennast tänapäeva kristlikud usuorganisatsioonid. Nende jaoks on tulemas riiklik püha ja seda tuntakse Suure Reede nimega. Ma panen siia ka ühe illustreeriva pildi, kuna ajaloos toimus selline kerge lõhenemine, kus protestandid siis lahkusid Rooma katoliku kiriku alt ja tekkisid erinevad usuorganisatsioonid, mille peadeks said siis erinevate usuorganisatsioonide liitude pead. Ja te võite näha sellel pildil seda, kuidas see paks keha on põhimõtteliselt nagu Rooma katoliku kirik ja siis need ülejäänud sellised kaela otsas rippuvad pead on siis need protestantlikud kogudused, kes on sellest Rooma katoliku kirikust välja sirgunud ja eraldunud. Aga kahjuks nad ei ole liitunud Kristuse ihuga. Ja põhjus on väga lihtne. Sellepärast, et nad viljelevad jätkuvalt paganlikke pühi ja nad ei ole ennast pookinud selle Kristuse ihu külge. Ehk siis nad ei pea neid piibelliku pühi, mida peab algkogudus. Mina soovitan mõelda sellele, sest see on väga suur mõttekoht. Selle iga-aastase reedese päeva on sisse seadnud ajaloos Rooma impeerium, mis täna on tuntud kui katoliku kirik. Nemad ühest suust väidavad, et Jeshua löödi ristile reedel. Ja sellepärast ongi see suur reede. Tegelikkuses, kui sa loed piiblit, siis sa peaksid ise ka aru saama ja mõistma, et Jeshua ei löödud risti reedel. Nii et minu soovitus on see, et lugege piiblit ja mõtisklege ja te saate sellele ise ka jälile. Jumala rahvale, pastoritele ja erinevate konfessioonide juhtidele peab saama selgeks see tõsiasi, et sellist püha nagu suur reede ei ole piiblis olemas. Minu soovitus on see, et rebige ennast palun lahti sellest Rooma impeeriumist ja purustage ära see religioosne tegevus oma usuorganisatsioonides. Te näitate sellega eraldatust Jeshua ihust. Kui keegi hakkab nüüd ütlema, et pole vahet, mis päev see oli, millal Jeshua risti löödi
ja see ei ole oluline, oluline on sõnum, siis te peate sellest ühel päeval Jumalale aru andma, kuna te olete tühistanud Jumala sõna, mille tema on sisse seadnud oma rahvale. Paasapühad on piibli järgi liikuv nädalapäev, mitte pidevalt iga-aastane reedene päev. Jumala kalendri järgi ja iga piiblit lugev usklik peaks piiblist üles leidma, et 14 Nissan on see päev, kus Jeshua ohvritallena andis oma elu ja lunastas meie üleastumised, lastes siis ennast naelutada postile. Meie Grigoriuse kalendris on 14. Nissan sellel aastal kolmapäev. Need usuorganisatsioonid, mis on nähtamatute niitidega Rooma impeeriumi küljes, nemad peavad siis aastal 2026 järjekordset suurt reedet. Ja nad tegelevad sellise rituaalse tegevusega, mida nimetavad nad armulauaks. Nad nimetavad seda vahvlitükikest, mis on kettakujuline, või siis leivatükikesi, mis on murtud leivatükikesed, Jeesuse, Jeshua ihuks. Ja nad joovad sümboolselt Jeshua verd. Neil on topsi pandud kas siis viinamarja mahl või punane vein, millele nad on põhimõtteliselt loitsinud peale sõnad. Pastor, enne kui ta hakkab neid sümboleid laiali jagama, loeb 1. Korintuse 11 peatükki. Ja siis seejärel manab oma sõnaga või loitsib oma sõnaga neid oblaade või leivatükikesi ja seda topsis olevat mahla. Need sõnad, mida pastorid või preestrid loevad, on sellised. See on Jeesuse ehk Jeshua ihu, mis sinu eest murti. Ja see on Jeesuse, Jeshua veri, mis sinu eest valati. Siis pannakse see oblaad sulle suhu ja sa võtad topsi ja jood selle veini või mahla ära. Ja sellega ongi kõik. See rituaal sai läbi. Sa oled sümboolselt nüüd sisse söönud omale Jeshua ihu ja joonud sümboolselt tema verd. Täna on minu jaoks see tegevus vastuvõetamatu sellisel kujul, kuna sellist tegevust ei ole Jeshua sisse seadnud. Apostel Pauluski ei õpetanud seda sümboolset vere joomist, kui ta kirjutas kirja Korintuse kogudusele. Johannese 6. peatükk annab väga selge info, mida tegelikult Jeshua silmas pidas sellega, kui ta seda lauset ütles. Võtke piibel ja lugege. Esiteks, Jeshua ja tema 12 jüngrit olid juudid. Ja juudi kultuuriruumis ja Jumal Jahve korralduse kohaselt oli vere tarbimine absoluutne tabu. Vana testamendi seadus ütleb väga selgelt, te ei tohi süüa ühegi liha verd, sest iga liha hing on tema veri. Juudide jaoks oli isegi mõte vere joomisest õõvastav. Olgu see siis sümboolne või mitte. Apostlite 15 peatükis, kus Jeruusalemma vanematekogu arutas, milliseid seadusi ja reegleid peavad paganad täitma, enne kui nad saavad üldse Jumalaga lepingusse astuda ja ühise laua taha sööma astuda. Üks 4 põhilisest reeglist oli see, et tuleb hoiduda verest. See on Apostlite 15:29. On täiesti loogika vastane eeldada, et apostlid Jeruusalemma vanemate kogus keelasid paganatel vere söömise, kuid pidasid samal ajal niinimetatud koduteenistusi, kus nad söögilaua osaduses sümboolselt verd jõid. Mida aga tegi algkogudus tegelikult? Algkoguduse jaoks ei olnud see rituaalne armulaud, nagu meil kirikutes ja protestantlikes usuorganisatsioonides tehakse. Väike pisikene vahvel ja pitsis siis tilk mahla või veini. Leiva murdmine oli täisväärtuslik söömaaeg. See oli agape söömaaeg ehk armastuse söömaaeg. Söömine oli ja on ka tänapäeval juudi kultuuriruumis vaimne tegevus. See võiks olla ka meil vaimne tegevus. Ja see oli päris toidukord. Nad kogunesid kodudesse, et koos süüa. See väljendas ühtsust ja jagamist. Iga juudi või algkoguduse söömaaeg algas leiva murdmisega ja õnnistuspalvega. Ja see palve oli midagi sellist. Kiidetud olgu sina, isand,
meie Jumal, meie kuningas, kes sa lased leival kasvada maast. Kiidetud olgu sina, Isand, meie Jumal, maailma kuningas, viinapuuvilja looja. Jeshua oma viimasel õhtusööma ajal jüngritega andis sellele igapäevasele koos söömisele uue sisu. Ta andis mõista, et iga kord, kui te sööte, on tema meie keskel. See oli rõõmus messiaanlik söömaaeg, mis tähistas messia kohalolu. See ei olnud mingisugune leinatalitus. Leiva murdmine ja veini joomine või siis viinamarja mahla joomine viimasel õhtusööma ajal, kui Jeshua ning jüngrid olid koos ühise laua taga, sümboliseeris Jeshua ohvrit. See ei pidanud olema tulevikus mingisugune rituaalne tegevus, kus mingi tahke aine ja vedelaine muutub millekski muuks, vaid see oli meeldetuletus lepingust. See peaks ka täna olema selline perekondlik söömaaeg, kus Jeshua on ka täna nähtamatu peremees. Heebrea mõttelaad ei vaata seda Johannese 6:53 kirja kohta kui üleskutset kannibalismile, milles ka varakristlasi süüdistati. Seda on võimalik piiblist näha ja lugeda. See oli sügav lepinguline õpetus. Heebrea mõttes tähendab veri elu. Kui Jeshua ütleb, jooge minu verd, siis ei tähendanud mingisugust rituaalset toimingut, vaid Heebrea mõtteviisi järgi need inimesed, kes tundsid toorat, nende jaoks tähendas see seda, et võtke minu elu ja minu olemus enda sisse. See ei ole mingisugune vedeliku tarbimine, vaid identiteedi ülevõtmine. Kui sa oled võtnud vastu Jeshua oma päästjaks, siis sa ei ole enam see inimene, kes sa oled oma liha ja vere poolest, vaid sinu elu jõuks saab Jeshua ustavus ja Jeshua suhe taevase isaga. Sa peaks võtma Jeshua loomuse enda sisse ning hakkama tegema neid samu asju, mida tegi Jeshua ja tegema veel suuremaid asju. Heebrea kultuuris on söömine, eriti ühine söömaaeg, püha akt. See on vaimne tegevus. See, mida sina sööd, muutub osaks sinu keharakkudega. Meie läänemaailmas seda sellisel kujul ei väärtusta ning selle tulemusel on meile ka arusaamatu algkoguduse ühissöömise olulised aspektid. Tegelikkuses me võiksime algkoguduse eeskuju sellisel kujul ka omaks võtta, kui me ühiselt istume kuskil söögilaua taga. Kui sa nüüd uurid toorat ehk Jumala seadust, siis sa peaksid märkama seda, et heebrea õpetajad ütlevad sageli sööge sõna. See tähendab, purege seda, neelake see alla, laske sellel end muuta. Jeshua ütleb, mina olen elav sõna. Prohvet Jeremia ütles, kui leidus su sõnu, siis ma neelasin neid ja su sõna oli mulle lustiks ja südamerõõmuks, sest mulle on pandud sinu nimi, issand, vägede Jumal. Issanda kartus on puhas, see püsib igavesti. Issanda seadused on tõde, need on kõik õiged. Need on ihaldatavamad kui kuld ja kui palju selget kulda. Ja need on magusamad kui mesi ja kui kärjemesi. Ka sinu sulasele on need hoiatuseks, nende pidamine toob suure palga. Kui Jeshua ütleb, sööge minu liha, siis see tähendab tema õpetuse ja eeskuju täielikku omaks võtmist. Sellisel kujul, et see ei jääks väliseks reegliks, vaid see muutuks sinu elu osaks. Jeremia edastas Jumala sõna ja ütles, mina ehk Jumal Jahve panen oma seaduse nende sisemusse ja kirjutan selle nende südametesse. Selleks, et seadus saaks südamesse, peab see olema ära söödud. See peab saama loomulikuks osaks inimesest, mitte olema kirjutatud kivitahvlitel väljaspool ihu. Jeshua kasutas aeg-ajalt ja teadlikult šokeerivat kõnepruuki, et lahti raputada see religioosne loidus. Ta ütles sisuliselt, et te olete harjunud sööma mannat ja loomohvrite liha, aga see ei muuda teie südant. Te peate sööma minu olemust, minu alandlikkust, minu kuulekust ja minu ohvrimeelsust. Johannese 6:48, mina olen eluleib. Teie esiisad sõid kõrbes mannat ja surid. See on leib, mis taevast alla tuleb, et inimene sellest sööks ega sureks. Kas te nüüd hakkate mõistma paremini ja selgemini, et see pole mingisugune rituaal, mida me peame tegema pühapäeviti ja niinimetatud suurel reedel, vaid see on elustiil,
mida meid on kutsutud elama. Heebrea mõttelaadis ei ole armulaud või siis paasapüha söömaaeg mingisugune maagiline rituaalne tegevus. See on elav mäletamine ja elav osalus. Sa ei joo vedelikku kui Jeshua verd enda sisse rituaalselt või sümboolselt, vaid sa ühendad oma elu Jeshua eluga. Sa ei söö leiba kui Jeshua liha, vaid sa toitud tema sõnast ja ustavusest inimkonnale. See ei ole lepingu uuendamine selles mõttes, et vana leping oleks kuidagi halb või vana leping oleks kehtetu, vaid see on lepingu kirjutamine inimese sisse, kus on see kättesaadav ja elab läbi tegude. Heebrea mõttelaadis ei ole leib lihtsalt üks toiduaine, vaid see on elu sümbol ja püha leping. Kui Jeshua ütleb, mina olen elu leib, siis ta ütleb, mina olen sinu baasvajadus, ilma milleta sa vaimselt sured nälga. Me kõik teame, et Jeshua on elav Jumala sõna. Ilma Jumala sõnata ja ilma Jumala sõna lugemata ja seda ellu rakendamata, me jäämegi vaimselt ju nälga. Kui sina oled usklik, siis sinul peaks olema vajadus lugeda Jumala sõna. See on sinu igapäevane vajadus, vähemalt peaks olema. Heebrea kultuuriruumis ei lõigatud leiba kunagi noaga, seda murti kätega. Sellepärast meie siin lääne kultuuriruumis sellest leivamurdmise mõistest hästi aru ei saagi, kui oluline tegevus oli see algkoguduse päevil. Meie oleme kujundanud Rooma katoliku kiriku järgi mingisuguse veidra sümboolse tegevuse, mida nüüd kõik kirikud suure hurraaga järgivad. See näitab minu jaoks seda, keda kirik järgib. Kui sa järgiks Jeshuat, siis sa ei tegeleks selle paganliku sümboolse vere joomise rituaaliga. Üks suur leivapäts jaotati kõigi lauas olijate vahel. See tähendas seda, et sama leib on nüüd kõikide sees. Kui sa murtud leiba sõid, said sa üheks mitte ainult leivaga, vaid kõigi teistega, kes olid lauas. See oli osadus selle kõige tugevamas tähenduses. Sa ei saa olla tülis inimesega, kellega sa jagad ühte leiba. See oleks enese petmine ja enese lõhkumine. Kui Jeshua ütles, see on minu ihu, siis tegu ei ole lihtsalt meenutamisega, vaid see tähendab taas kogemist. See on nüüd see koht, kus paljud meie lääne kristlased eksime. Ja me arvame, et tegu on lihtsalt mingisuguse meenutamisega, nagu vaataks mingisugust vana fotot. Tegelikkuses peaks see sündmus olema taas kogemine. Iga-aastasel paasapühal ütleb iga juut, mina isiklikult tulin Egiptusest välja. Mitte minu esivanemad tulid Egiptusest välja, vaid mina isiklikult tulin Egiptusest välja. Ideaalis peaks ka meie Jumala rahvana just koos kinnitama seda sama sõnumit või lauset, kus Jeshua vere läbi on meid välja toodud patuorjusest, kus Jeshua veri on lunastanud meie eksimused ja üleastumised. See sai alguse Egiptusest. Meie kristlikud usuorganisatsioonid peavad aga paganlikku suurt reedet, valmistuvad munade koksimiseks, mis on teada-tuntud viljakus püha. Ja pealegi on see riigi püha. Sellel pole mitte midagi ühist Kristuse ihuga. Ma ei saa seda ka mainimata jätta, kui kristlased pühitsevad suurt reedet ehk püha, mille Rooma katoliku kirik on sisse viinud, siis nad ei saa olla Kristuse ihuga üks. Ja see on fakt. Te võite ükskõik mismoodi mõelda või ennast lohutada, aga Jumala silmis olete te ju eraldatud. Kui Jeshua murrab füüsilist leivapätsi ja ütleb, see on minu ihu, siis heebrea mõttes tähendab see, saades osa sellest leivast, saad sa osa minu kannatustest, minu ustavusest ja minu üles tõusmisest. Täna, siin ja praegu. See ei ole mälestusmärk, vaid see on ühinemine. Leib on maandatud sümbol, see tuleb maast. See peab surema ja see peab läbima ka tule, et anda elu teistele. Mõtle nende sümbolite peale, kuidas leib meie lauani jõuab. Heebrea mõttelaad on väga maalähedane. Jeshua ei vali sümboliks mingisugust pilvekest või tähekest, vaid ta valib midagi, mida katsutakse, näritakse ja neelatakse. See rõhutab seda, et vaimne elu ei ole kuskil kõrgel ja kaugel, vaid see on sama reaalne ja sama vajalik kui igapäevane söök. Kui Jeshua kutsub oma ihu sööma, siis heebrea peremehe positsioonilt
kutsub ta meid oma lähimateks pereliikmeteks. Lauas istumine ja leiva jagamine ehk ühine söömine tähendas tol ajal täielikku vastutust üksteise eest. Saades osa tema ihust, võtame me endale kohustuse elada selliselt, nagu tema elas. See pole mingisugune religioosne kombetalitus, mida täna kirikud ja kogudused praktiseerivad. Selle tegevusega õndsaks ei saa. Samuti ei saa selle tegevusega Jumala lähemale, nagu ma ka varem ütlesin. Minu soovitus on see, looge väiksed kodugrupid, tehke ühised söömaaegu, toimub reaalne ühine söömine. Mida teevad täna ka juudid? Ärge tegelege lihtsalt mingisuguse liturgilise kombetalituse moodi tegevusega kirikus, mida algkogudus mitte kunagi sellisel kujul ei praktiseerinud. Ja selles osas tuleb pastoritel, karjastel võtta vastutus, kuna nad on tegelenud tegevusega, mida pole Jeshua sellisel kujul käskinud teha. Sest pastorid loevad piltlikult öeldes loitsu leiva peale ja mahla peale. See on nõidumine kõige otsesemas mõttes. Meeldib see mõte teile või mitte? Vaatame nüüd seda kirja kohta, mida Paulus ütles Korintuse kogudusele ja mida ta mõtles selle all, kui ta seda kirjutas. Paulus ise oli variser. Ta oli sügavalt juurdunud heebrea mõttelaadi. Ta ei loonud oma kirjutisega korintlastele mingisugust uut religioosset rituaali, vaid ta selgitas, kuidas teostada lepingulist ustavust läbi praktika. Kui sa õdede vendadega ühisel söömaajal sööd leiba, ehk siis Jeshua ihu, aga samal ajal kohtled oma venda koguduses halvasti või ei oota teisi sööma, aga ise alustad söömisega, siis sa valetad oma teoga. Sa räägid küll ühtsusest, aga sa elad lahusolekus. Heebrea mõttes on see silmakirjalikkus, mis tühistab lepingu väe sinu elus. Nüüd see lõik, kes siis sööb seda leiba või joob isanda karikast vääritul viisil, see patustab isanda keha ja vere vastu. Meie lääne kultuuriruumis oleme harjunud, et sõna vääritu tähendab sageli seda, et me oleme teinud mingisugust patukest ja me ei tohi armulauda võtta. Mina ka kunagi arvasin selliselt. Aga heebrea kontekstis viitab Paulus sellele sotsiaalsele ebaõiglusele, mis toimus söögilauas. Korintuses oli suur probleem see, et rikkad tulid söömisele kohale varem. Nemad sõid oma kõhud täis ja jõid ennast purju, samal ajal kui vaesed töölised jõudsid hiljem ja nad jäid näljaseks. Paulus annab mõista, et isekus on isanda ihu ehk koguduse kui terviku teotamine. Sa ei saa süüa lunastaja Jeshua ihu, kui sa ignoreerid Jeshua ihu liiget ehk vaest venda enda kõrval. See on patt ehk märgist mööda laskmine sõna otseses mõttes. Esmalt uurigu inimene end läbi. Nüüd see lause ei ole mingisugune moraalne eneseanalüüs, kus sa hakkad ennast läbi skanneerima selles mõttes, et kas ma olin täna piisavalt hea ja kas ma käitusin täna Jumalale meelepäraselt. Heebrea mõttes on see küsimus, kas ma olen ustav lepingule ja oma vendadele. Paulus ütleb väga selgelt, et oodake üksteist, ärge kiirustage söömisega. See ongi see lahendus. Õigluse tagamine algab sellest, et lauas on kõik võrdsed. Kui sa märkad, et sa pole oma venda armastanud, vaid sa oled temaga tülis, siis sa ei peaks armulauda ehk ühisest söömaajast võtma osa enne, kui sa oled temaga suhte korda teinud. Paulus nägi, et Korintuse kristlased muutsid püha lepingu söömaaja tavaliseks selliseks läbupeoks, kus valitses ebaõiglus. Ta rääkis sellepärast nii karmilt, et leping on püha. Sa ei saa mängida Jeshua vere ja tema ihuga, kui sinu süda on täis isekust. Kogudus on üks ihu. Kui sa haavad oma venda, haavad sa tegelikult Jeshuat. Kui sa sööd ühtsuse märgist, milleks oli see suur leivapets, mida igaüks pidi murdma, aga sa külvad lahkmeelt, siis sa mõistad iseenda üle kohut. Sest sa tead tõde, aga sa ei ela tõe järgi. Paulus tahtis taastada selle tervikluse, et lauas valitseks täielik terviklikkus, kus keegi pole näljane ja keegi pole teistest üle. Seepärast ongi teie seas palju nõrku ja haigeid ning üsna mitmed magavad surmaund. See on heebrea mõttelaadi kõige karmim osa. See on vastutus. Kui sa astud lepingusse Jumalaga läbi Jeshua, siis see on vereleping. Sa hakkad jooma sellest karikast,
kuhu sa oled astunud. Sellega seoses kutsud sa enda peale lepingu tingimused ja sa saad osa ka õnnistustest või siis needustest. Need on Jumala poolt paika pandud. Paljud kristlased on täna õpetatud läbi vale õpetuse, et meil on arm. Meil pole mingisugust lepingu tingimusi vaja ja meil ei olegi neid. Või siis ei ole ka neid seaduse punkte meile vaja. Sest Jeshua väidetavalt viis vana seaduse juristile. Ja sulle öeldakse väga selgelt, et ei ole hullu, kui sa oled 20 aastat olnud usus, aga rikud abielu või siis elad vabas abielus, tegeled näiteks enese rahuldamisega. Pole hullu, küll Jeshua veri sind puhtaks peseb, ütleb sulle pastor ja paitab sinu pead. Ja ta annab sulle mõista, et me oleme armu all. Jumal on kannatlik ja kui ta on sinuga 20 aastat kannatlik olnud, küll ta on järgmised 50 aastat samamoodi kannatlik. Peaasi, et sa käid siin kirikus, maksad aga sellist kümnise poissi ja küll Jumal sinuga tegeleb. Sulle antakse mõista, et meil on selline hea ja armastusväärne Jumal, kes näeb, et sa oledki nõrk. Sellised valed ja eksitavad õpetused ja arusaamised liiguvad selles niinimetatud teises ihus, mis ei ole Kristuse ihu. Heebrea lepingus oli alati 2 poolt. Kui sa väidad end olevat üks Jeshuaga, aga sa ise oled hoolimatu ja isekas, sõnale mitte kuulekas, siis sa oled lõhkunud selle terviklikkuse. Heebrea loogika järgi, kui vaimne ühendus allikaga on rikutud mingisuguse valega, siis kannatab ka sinu füüsiline ihu. See ei ole Jumala viha ehk kättemaks meie mõistes, vaid see on loomulik tagajärg sellele, et sa oled ennast lahti ühendanud Jumala tegelikust olemusest. Tooras, mis on Jumala sõna ja Jumala seadus, on väga selgelt kirjas õnnistuse ja sõnakuulmatuse needus. Oma isekusega oled sa pannud vaimse seaduse needuse enda kahjuks tööle. Lugege neid needuse punkte ja võib-olla märkate ka midagi enda juures. Kuidas saaks täna teha seda leiva murdmist ja lepingu mälestamist selliselt, et see oleks kooskõlas heebrea mõttelaadiga, mitte mingisuguse paganliku rituaaliga. Et taastada see algne heebreapärane tähendus ja eemalduda paganlikust maagiast, tuleks liikuda rituaalilt, mida siis kirikus praktiseeritakse, tagasi suhte ja elu juurde. Heebrea mõttelaad on praktiline. Kui sa tahad midagi vaimselt kinnitada, siis sa pead seda füüsiliselt ja sotsiaalselt ka teostama. Paljudel on täna hirm, et ma pean hakkama nüüd juudiks ja hakkama täpselt samm-sammult tegema nii, nagu juudid teevad. Ainus, mida sa tegema pead, on see, et sa pead omaks võtma selle mõttelaadi, mille Jeshua jättis oma kogudusele. Ja ma toon välja mõningad näited või mõningad punktid, kuidas seda leiva murdmist ja lepingu mäletamist täna ilma kiriku filtrita teha. Heebrea traditsioonis on kodu ja söögilaud püham kui tempel. Pühamu on põhimõtteliselt see koht, kus sinu perekond ja sõbrad jagavad toitu. Täna kirikutes ja kogudustes on see mingisugune 2 sentimeetrine vahvel kirikupingis, mida sa saad. See ei ole päris söömaaeg ega päris osadus. See on lihtsalt üks rituaal, kus vend võib venna ja õega tülis olla, kus patune inimene võtab sellest rituaalist osa, arvates, et ta nüüd saab sellega Jumala ees õigemaks. Kui sa kutsud kokku kas oma koju või kuskile kohvikusse oma usklikud sõbrad, jagate koos toitu ja selle käigus murrate leiba, et meenutada Jeshuat, siis see ongi selline algupärane vorm. Oluline on mõista seda, et selle ühissöömaja juures ei ole mingisugust vahendajat. Iga usklik on preester ja iga lauavestlus võib olla püha vestlus. Selle asemel, et püüda leiba ja veini sõnadega loitsida ehk muuta seda, mida kirikus öeldakse, et see on Jeshua veri, mis sinu eest valati ja see on Jeshua ihu, mis sinu eest murti, tuleks sul pöörduda tagasi tänupalve juurde. Heebrea mõttes ei tee palve toitu kuidagi pühaks või puhtaks, vaid palve tunnistab, et see toit on pärit loojalt. Kui sa tõstad karika, mille sees on vein või mahl, ja sa tänad Jeshua vere eest, siis sa ei loitsi
seda vedelikku, vaid sa kinnitad. Ma vajan sinu elu, Jeshua, et elada. Nii nagu minu keha vajab seda veini või mahla täna. See on meeldetuletus ja tunnistus, mitte mingisugune maagiline rituaal. Sa mäletad Jeshua ihu murdmist siis, kui sa oled valmis oma aega, raha ja tähelepanu teiste heaks niinimetatud murdma või panustama. Kui sa sööd seda leiba, siis sa ütled, nii nagu see leib annab mulle jõudu, tahan mina olla eluks oma lähedastele. See on lepingu praktiline uuendamine oma tegude kaudu. Paulus oli vihane sellepärast, et inimesed unustasid suhted ligimese vahel. Enne ühisel söömaajal olemist ja leiva murdmist peaksime endalt küsima, kas mul on kellegagi tüli? Kas meie seas on täna keegi puuduses või kas meie seas on keegi, kes vajab abi? Heebrea mõttes on täiesti vale pidada armulauda, kui sa tead, et su vend on näljane, puuduses või sa oled talle liiga teinud. Heebrea mõttelaadis söömaaeg vaatab alati tulevikku. Karikat juues ei vaata me ainult minevikku, vaid me kuulutame, et kuningriik on tulemas. See on lootuse akt meile. Me harjutame seda suurt niinimetatud pulmasöömaaega, mis meid ees ootab. Kahjuks pulmasöömaaeg ei ole nende ringikujuliste vahvlitükkide oblaadide närimine. See ühine söömine ja sõnaga mälestamine, mida Jumal on teinud läbi oma poja inimkonna heaks, tasub meenutamist. Ideaalis seda saakski kõike teha kodukoguduses, väikses intiimses osaduses. Mõnedes kirikutes, kogudustes sellist ühissöömaaega peale teenistust isegi praktiseeritakse. Need kirikud ja kogudused, kes sellist ühissöömaaega praktiseerivad, võiks ära jätta selle niinimetatud loitsimise, kus siis veri muutub vereks ja oblaad muutub ihuks. Seda ei ole vaja teha. Tänu sellisele koduosadusele algkogudus nii plahvatuslikult ka vanasti levis. Ja see oli elujõuline kogudus. See ei olnud mingisugune institutsioon, vaid see oli perekond. Heebrea mõttelaadis on kodu palju enamat kui lihtsalt 4 seina. See on vaimse elu keskus. Miks on kodukogudus ja selline väiksem osadus ideaalsem kui suur süsteemne kirik? Sul on vastutus ja sa oled nähtav. Suures kirikus on väga lihtne peituda kuskile taha ritta, peituda mingisuguse rituaali taha, istuda kuskil taganurgas omaette ja mitte midagi enda juures muuta. Väikeses ringis laua taga istudes sa ei saa teeselda ja sa ei saa jääda märkamatuks. Sa näed oma venna silmi ja sa tead, et tal on mure. Laua osadus on võrdsus. Heebrea mõtteviisis on maja või koja peremees see, kes palvetab enne sööma hakkamist. Aga kõik, kes on ühise laua taga, söövad seda ühte leiba. Puudub igasugune hierarhia, mis tekitaks tunde, et keegi on sinust püham kui teine. Puudub igasugune hierarhia, mis tekitaks tunde, et keegi on püham kui teine. Keegi on oma tiitliga vägevam kui teised. Jeshua on ainus ülempreester ja kõik teised on õed ja vennad. Kui te meenutate seda, mida Jumal on teinud läbi oma poja, siis see ei ole jutlus ega loeng. See on tunnistuste jagamine. Üks räägib, kuidas ta koges Jumala ustavust. Teine räägib, kuidas ta sellel nädalal sai mingisuguse tervenemise. See on elav ja vahetu suhtlus. Lepingu söömaaeg nõuab usaldust. On palju kergem uurida ennast läbi sellises keskkonnas, kus sa tead, et sind armastatakse ja toetatakse. Mitte sind ei mõisteta hukka. Kodukogudus või koduosadus, kus mälestatakse Jeshua ohvrit siira ja lihtsa söömaaja käigus, on tegelikult tagasipöördumine algkoguduse tavade ehk juurte juurde. See puhastab usu igasugustest maagilistest rituaalidest ja asendab selle tõelise veresidemelaadse ustavusega. See on kosutusaeg. See on hetk, kus sa vaimselt saad hinge tõmmata teades, et sa oled osa ühest tervikust. Jeshua andis mõista. Vaim on see, kes elustab. Lihast ei ole mingisugust kasu. Sõnad, mis ma teile olen rääkinud, on vaim ja elu. Jeshua liha söömine ja vere joomine tähendas tema sõnade ja õpetuse vastuvõtmist.
nende endasse ammutamist selliselt, et need muutuvad osa inimese olemusest. See on vaimne, mitte füüsiline ega mingisugune rituaalne tegevus. Algkoguduse jaoks ei olnud see kiriklik tseremoonia, vaid osadus söömaaeg. Nad murdsid leiba Jeshua mälestuseks, sõid ehk võtsid omaks tema õpetuse ja tema sõna, lastes oma elu muuta. Olge väga õnnistatud ja kui teil on palvesoove või elumuresid, mida te ei jõua üksinda kanda, siis siin all on kontakt, kuhu saad sa kirjutada või helistada. Igale olukorrale on olemas lahendus. Nii et kohtume järgmises videos.